On seal Topsi kaasa ja siin ongi tere hommikust Leida, tere hommikust Liis. Tere hommikust. Me oleme teid nüüd külla kutsunud selleks, et aru saada, et mis asi see matetee on. Ja kui ma nuusutasin ja Katrin kinnitas ka, et see lõhnab täiesti nagu roheline tee. Kui palju nüüd on seal mateteel siis seost päris teepõõsa teega? Sellel ei ole mitte mingit seost teepõõsaga, sellepärast, et ta on hoopis teine taim. Ta on valmistatud Paraguay iileksi lehtedest ja see kasvab Lõuna-Ameerikas. Ja Paraguay iileks on tegelikult sugulane hoopis tükis Euroopas tuntud jõulutaimega, selline seemnete või nende marjade ja sakiliste lehtedega ja magnooliaga. Ja ta on sellised paksud, natukene lihavad lehed. Nahkjad sellised lehed. Nahkjad lehed, jah, just. Ja siis neid korjatakse kombainiga ja siis suitsumeetodil siis kuivatatakse läbi suitsu. Liis, sina oled ise käinud Lõuna-Ameerikas ja nii-öelda näinud päris elus, kuidas seda kõike tehakse ja juuakse. On see selline siis vanade indiaanlaste jook ja need, kes tahavad ennast selle maailmaga kokku kuuluvaks pidada, joovad seda jätkuvalt seal? Võib olla küll, et see on indiaanlastega seotud. Üks versioon on ka see, et see rahupiip tegelikult oligi mate, mida siis niimoodi ringis ringi lasti. Et sellel ajal, kui ma räägin, ma hea meelega hakkaks sulle juba tegema uut matet ka, et siin on meil mitu topsi, et mis sa sooviksid endale valida. Kas seda matet, mis te nüüd natukene varem valmis tegite, ma võin seda maitsta juba? Ja võid küll, aga ära seda kõrt hakka seal liigutama, siis läheb sõelumbe, siis peab uue mate tegema. Ja ole valmis selleks, et kuna ta on nii kaua... Näitan, et see televaatajatele, et see ongi selline sõela siis mehhanismi kõrs, et see ei ole harilik lihtsalt kõrs, vaid siin otsas on väike selline sõel. No kes on seda teesõela näinud, midagi sarnast, aga nüüd kõrs ja teesõel on kokku pandud? Jah, vist põhimõtteliselt võib öelda küll nii, jah. Aga seal Argentiinas nad tõesti väga palju seda joovad ja väga nagu suurtest topsidest ka, et kui sa vaatad nüüd seda kõrt siin, mis on väga-väga pikk, see tähendab, et näiteks kui ma panen selle siia topsi, siis see tops kukub põhimõtteliselt ümber, et see on selle topsi jaoks liiga suur kõrs. No, ajalooliselt vist joodi seda, nii palju ma jõudsin ennast kurssi viies lugeda pudelkõrvitsate seest. Ja, siin ongi üks kõrvits ka, tema on nüüd näinud, ta on nahaga üle tõmmatud. Ta on nahaga üle tehtud, tõesti, jah. Et tema on nüüd päevi näinud, see on üks minu lemmikuid olnud aastaid ja see on päris Argentiinast toodud. See kõrvits siin sees peab vastu ka, jah? No peab, jah, ma ei ole viimasel ajal nii kirglikult joonud matet või kui ma joon, siis ma tegelikult, see on üks minu lemmikuid. Ehk siis see mate tops ei peagi olema selline üks kõrvitsast, vaid võib olla ka teissugune. Kas nüüd seda matetee tegemine, kas see on kuidagi selline keeruline tseremoniaalne protsess ka või lihtsalt võtad erinevad sorti purusid, nagu meil ka siin laua peal praegu kilekottides näha on, kallad sellesse anumasse, valad vee peale, kas nüüd soe või külmvesi? See on ka erinev selles mõttes, et näiteks Paraguay's nad joovad väga palju just külma veega, siis nad kutsuvad seda terereeks. Ja siin vist, Leida, vist sina teadsid, siin on väidetavalt on ka siis need teed on natuke siin erinevad, need teesordid. Need on siis erineva purustuse astmega, et külmamatet terereed tehakse sellise, kus on suured lehed ja oksad, siis kuumamatet teha sellisest rohkem purusest. Ja siis osa matesid on veel sellised, mis ei ole nii väga ära kuivatatud, mida müüaksegi vaakumpakendis, neil on selline värske mate maitse. Ja siis Brasiilias juuakse üldse sellisest täiesti jahvatatud. See ei ole mitte lahustuv mate. See ei ole lahustuv mate. Vaid see ongi lihtsalt peenikeseks jahvatatud mõningate suuremate oksatükkidega siin sees. Ja Brasiilias nad teevad ka veel seda, et nad keedavad siis nagu jääteed sellest nagu röstitud matest. Et see on suvel hästi populaarne. Neil ongi kogu aeg suvi, aga siis külma ilm või sooja ilmaga see on väga värskendav jook. Aga miks nad seda joovad? Rahupiibust oli juba korra jutud, võib-olla ajalooliselt oli see, mis niimoodi ringi käis, aga miks seda juuakse? On ta nagu kohv või on ta nagu tee? Et siin see kofeiini element või laadsete toodete element on olemas? Ja, seal on sees on mateiin, mis tegelikult struktuurilt ongi sama nagu kofeiin. Et erinevad teadlased on seda uurinud. Osa arvavad, et ta on kofeiinilaadne, osa ütlevad, et ta on kofeiiniga täpselt identne. Ja tegelikult ta mõjub ka samamoodi nagu kohv, ainult et tas on igasuguseid muid aineid ka, mis tekitavad sellise vastupidise reaktsiooni, et kui kohv ajab sul organismist vett välja, siis mate ta ei jäta sulle mitte sisse vett, vaid et kui sa näiteks hommikul peale pidu jood kohvi, siis sul on ka kõrbetunne, aga kui sa jood matet, siis pigem tekitab hea enesetunde. Aga samal ajal laske kätel ka käia, et nüüd sa Liis valasid siia sisse ja sina panid Leida ka sinna sisse selle matepuru ja nüüd te valate lihtsalt peale vee. Ei.
nii, kõigepealt varad selle puru siia sisse ja siis sa pead kallutama teda niimoodi, et oleks umbes 45 kraadi siin. Võib-olla sealt oli paremini näha sellest, et võtta siin ta natuke niimoodi nagu. Ja siis vesi jääb siia. Just, ja siis sa võtad selle niimoodi, et see puru jääb nagu sinu poole ja torkad selle kõrre niimoodi siit sisse. Ja siis alles valad vee peale? Ja siis valad vee peale. Seal on erinevaid tehnikaid. Mina ei tee. Ja sina ei tee külma vett. On erinevaid tehnikaid. Võib valada natuke külma vett ja siis kuuma vett. Aga argentiinlased ise valavad enamasti kohe siis nagu sooja vee peale. See vesi peaks olema umbes 80 kraadi. Nii, natuke mullitab, kui mullitab pealt, see on väga hea märk. Vee temperatuuri saab testida niimoodi, et need osavamad vaatavad juba auru pealt, et mis värvi see aur on, kas ta on õiget värvi, aga kui sa ei oska vaadata, siis kui sa termose lahti teed, kui sa paned käe sinna termose peale, kui vesi ei kõrveta, siis ta on parema temperatuuriga. Ja siis võib hakata kohe jooma? jooma. Aga kas see nüüd sellest seismise astmest sõltub ka, kui kange ta on? Jah. Kui ta on väga kaua seisnud, siis ta rahustab. Kui 2–3 minutit, siis ta ergutab. See on tegelikult rohelise teega samamoodi. Et kui sa oled ta väga kauaks seisma jätnud, siis ta rahustab. See on natuke suitsuse maitsega selline nagu roheline tee, aga mingi teatava suitsuse maitsega. Jaa, sest et tema valmistamine, kuivatamine käib läbi suitsu. Selle pärast ongi. Aga tehakse ka üks mate on olemas, mis üks tootja teeb ka ilma suitsuta. Siis väidetavalt see on siis parem, et ei tekita kantserogeenseid aineid ja ei ole siis nii vähi. Kas siia võib vett peale valada, et seda veel saada? See on korduvkasutusega see materjal sees, seda saab mitu korda kasutada iseenesest. Ja siis Argentiinas see käib siis niimoodi, et Süürias vist neil on igal ühel oma tops. Ja, Süürias on igal ühel oma tops ja vett jagavad kannust. Ja, aga Argentiinas käib siis nii, et praegu siis mina olin siis nagu see sebador või siis see inimene, kes valmistab. Mina siis esimese pead ise ära jooma ja siis, kui sa järgmise vee peale paned, siis ulatad endast vasakule. No ma ulatangi selle endast vasakule. Aitäh, Leida ja Liis, et täna hommikul tulite ja seda mate tee maailma meie pisut avasite.